Tere kõikidele kaljukitse tähtkujus sündinutele. Kaljukitsed, vaatame teie maikuu energiaid, mis ootab teid ees maikuus. Millised on positiivsed energiat, millised on negatiivsed energiat. Ja kohe hakkame vaatama. Tublid tulete mingisugusest vaikusest, tasakaalust väga võimsalt välja, tulete kuskile uude väga võimsasse. Hakkame kohe vaatama lähemalt, millest siin juttu on. Ma räägin teile kõigepealt teie positiivsest energiast. Ja positiivne energia räägib seda, et väga olulised on see kuu teie tunded, teie emotsioonid, teie soovid, teie tahtmised. Ja neid tuleks teil kõiki välja elada maksimaalselt, nii palju kui võimalik. Väga oluline on osaleda selles, just nimelt selles, mida tahate teie teha, aga mitte osaleda selles, mida tahavad teised. Osaleda selles, mida soovite teie, kuidas soovite teie, aga mitte teised. Siin võivad olla natukene takistuseks keegi isegi teie lähedastest, võib-olla isegi koguni pere. Nende soov ja tahe, nende piirangud on teid takistavad. Kui te nüüd asetate rõhu maikuus iseenda soovidele, iseenda tahtmistele, siis te saate palju rohkem, kui te panustate pere lähedaste soovide tahtmiste järgi. See maikuu on teie emotsioonide, tunnete ja soovide kuu, sõna otseses mõttes. Karikate kuningas räägib alati maksimaalsest väljaelamisest. Ja see emotsioonide spekter, see emotsioonide skaala võib olla äärmusest äärmusesse. Kõik, absoluutselt kõik emotsioonid, alustades pisaratest kuni rõkkava naeruni välja. Kõik emotsioonid, kõik tunded, kõik, mida teie süda tahab, kõik, mida teie hing ihkab, aga mitte pere, lähedased ja teised inimesed. See kuidagi nagu maikuus on teile positiivne käitumismudel, käitumisjoon. Lubage neid tundeid, emotsioone endale, sest see on väga-väga tähtis. Teil on mingisuguseid mõtteprotsesse väga palju. Väga palju. Kas teil on mõtteprotsesse väga palju või te hangite mingit informatsiooni väga palju või on suhtlust väga palju? Et kuidagi nagu mingisugune ratsionaalne, mentaalne on väga sellises nagu aktiivses olekus. Et see kaart räägib tihti sellisest nagu informatsiooni hankimisest, teabe hankimisest ja samas muidugi räägib ka väga palju suhtlusest. Et midagi siin, mingi mõtteprotsess, midagi siin on. Jääb mulje, et mingil inimesed siiski pidurdavad teid. Selle asemel, et teid hoopis innustada.
inspireerida, et kuskil on mingisugune pidur peal. Kuidagi nad nagu takistavad, kas takistavad ise või nad takistavad oma sõnadega või nad takistavad oma tegevustega. Et mingisugune selline takistav faktor on siin. Teil enesel iseenesest teil enesel on see kuu ääretult palju energiat ja kusjuures väga palju positiivi. Üldse igasugune positiiv on teile väga hea nagu. Seega, kui te tahate midagi ära teha ja olete suunatud millegi ära tegemisele, korda saatmisele, siis teil saab olema väga hea tulemus. Sest positiivne energia räägib seda, et te tulete mingisugusele tulemusele ja see saab olema teie jaoks maksimaalselt rõõmu toov. Kus te ootate mingit tulemust? Kus te ootate mingisugust sündmuste käiku, et sealt tuleb teile positiivne emotsioon. Te olete tegelikult, siin tundub natukene, et te olete nagu iseseisev inimene. Aga oma tegevustes on kuidagi nagu negatiivne olla teistega koos. Et see on üksik tegutseja, aga siin on nagu kellegi teisega koos, kes sõna otseses mõttes nagu kuidagi nagu hoiab teid tagasi. See võib olla ka sõnadega, et ära tee, et kuidas see on ju naiivne ja see on rumal ja kuidas sa riskid ja kas sa oled lollikene või midagi sellist nagu võib siin täitsa olla. Mingid sellised sõnadega takistused või siis koguni ka tegudega või kuidagi niimoodi. Et te peaksitegi orienteeruma ainult oma mõtetele, oma emotsioonidele, oma tunnetele, aga mitte teiste omadele. Liigne nagu selline lukustumine segab teid samuti. Et üks faktor siis, mis oli positiivne see emotsioonide väljaelamine ja teine faktor oli see, kui teid takistavad lähedased, sugulased ja mingid teised inimesed, pere ja ükskõik kes siis. Ja teine faktor siin, negatiivne faktor on see, kui on liigne lukustumine. Vot see segab teid ka. See on see, kui teil puudub nagu mingisugune paindlikkus, sellepärast, et tegelikult kaart soovitab teil, olge paindlikum. Et ärge olge selline fundamentaalne, stabiilne, et siin tuleb juba mingisugune fundamentaalsus, stabiilsus tuleb juba lähiminevikust ja te tegelikult tahate mingisuguseid muutusi. Aga see on selline situatsioon, kus te olete tegelikult iseenesest endale mingisuguse tugeva pinnase juba jalge alla saanud. Ja võt sealt nagu edasi liikumist ei toimu, et kõik on kuidagi nagu rahulik ja selline. Aga nüüd tahaks muutusi. Ja kaart soovitab teil olla paindlikum, mitte jäik. Et jäik oleks on see, kui puudub valmisolek muutusteks, kui puudub valmisolek uuteks tegudeks, uuteks initsiatiivideks. Et see liigne nagu suletuse tunnetus või olla nagu varjus, peidus kuskil seina taga, et jah, mul on siin hea turvaline, et ma ei liigu edasi, ei lähe edasi, ma olen nagu vaikselt, rahulikult ja selles stabiilses seisundis olekus, et see on kõik negatiivne. Vot see, kui te valite pigem nagu sellise ohutuse kui uuenduse. Et kui te valite pigem sellise ohutuse, stabiilsuse, selle asemel võtta uuendused ja kreatiivsus ja huvitavus ja kõik selline, et selline stabiilsus oleks teile nagu negatiivne. Ei tasuks nagu kinni jääda, võt just nimelt sellesse ohutusse, stabiilsusse, püsivuse tunnetusse, võt siia ei tasuks kinni jääda. Tuleb edasi liikuda, aga edasi liikuda te saate siis, kui teil
kui te täidate oma soove, oma tahtmisi. Et need teist, kes on nagu paindlikumad, on avatud nagu uuendustele, ei hoia kinni mingisugustest vananenud printsiipidest, et need saavad tegelikult väga suure võidu see kuu ja palju positiivseid emotsioone saate tunda. Printsiibid võivad olla siin igasugused, näiteks sellised, ma ütlen nagu kinnijäämine, et kui te näiteks ütlete niimoodi, et ei, et seda tohib teha ainult nii ja ei kuidagi teisiti, muuta ei tohi mitte midagi, ma olen printsipiaalselt selles kinni, see on stabiilne, see on juurdunud teadmine, juurdunud komme, tava ja nii edasi, et sellistesse asjadesse nagu kinni jääda ei tohiks, et siin tuleks olla kreatiivne, tuleks olla uuenduslik ja nii edasi. See, mis teil nüüd mais tuleb, on midagi sellist, mis ei vasta tegelikult just nimelt nendele harjumustele, nendele printsiipidele, mis siiani nagu olid. Kas need on siis seotud teie perega või suguvõsaga või on mingid kombed või ükskõik, mis siin on? Et siin on siin võib olla vasturääkivust mingisuguse inimese poolt, kas siis tõesti tegudega või sõnadega või kuidagi niimoodi, sest et võidakse suhtuda teisse kui ullikesse. Et kuidas sa ikka nüüd niimoodi teed, et praegu on ju kõik nii paigas ja nii korras ja nii stabiilne või et sa lõhud ära just nimelt selle rahu ja stabiilsuse, kui sa lähed mingisugustesse uuendustesse, muutustesse ja nii edasi. Vot siin on teil vaja sisse lülitada see enda tahe ja soov. Teile tundub, et võib-olla teil ei õnnestu. Kaardid ütlevad ühemõtteliselt, et teil õnnestub ja teil õnnestub kuidas veel. Väga hästi õnnestub. Teie lähedased ja pere ja teised inimesed, nad võivad teid tagasi hoida. Issakene, kuidas sa küll niimoodi, sul ei õnnestu, sul pole piisavalt ressurssi, see on sinust kergemeelne, ükskõik kuidas siin tuleb nagu. Aga teie ju iseenesest teate väga palju. Te mõistate see kuu väga palju. Ja ideaalne on näidata ennast just nimelt maailmale. Ja sõna otseses mõttes öelda, vot siin ma olen. Siin ma olen oma ideedega, siin ma olen oma uute tegevustega, realiseerimistega ja nii edasi. Millegi nagu väga kreatiivse ja ägedaga te tulete see kuu välja. Väga. Te tulete välja mingisugustest raamidest, piirangutest ja nendest, aga ainult paindlikkust. Et siin on valikuid, siin on võimalusi, siin on mingisugused, te leiate mingisuguseid alternatiivseid teid, alternatiivseid lahendusi. Ma arvan, et te nagu pikalt tõusite, pikalt püüdlesite millegi osas ja nüüd te lööte selle letti. Näitate sellele, milles te püüdlesite, näitate sellele ilmavalgust, näitate sellele realisatsiooni. See on mingisugune väga hea idee. Ma tean, ma oskan, ma teen. Teil on kõik ressurss selleks olemas. Te olete absoluutselt küps. Lihtsalt tuleb ennast näidata, demonstreerida, näidata, mis teil on, mida te suudate, kuidas te suudate. Ja teil on absoluutselt kogu ressurss selleks olemas. Teil on teadmised, teil on soov, teil on tahe, teil on materiaalne, finantsiline aspekt, kõik on teil olemas. Ja te olete inimene, keda peaks nägema, keda peaks kuulma ja kes panustab nagu väga tähtsat ressurssi, aga mitte olema seina taga varjus kinni, kuskil mingisuguse sirmi taga peidus, stabiilsuses, vaiksuses, rahus. Ei, maailma on vaja. Te olete nagu väga oluliste protsesside osanik see kuu. Osalete mingites väga olulistes protsessides. Et kui teil on ka kuskil tõesti mingisugune selline seisakusse või kinni jäänud situatsioon, olukord,
siis te tulete, kui te tunnete, et vaata, et asjad ei liigu edasi või midagi sellist ka teil mõnel on, siis te tulete mingi väga kreatiivse ideega välja, kuidas edasi liikuda, et siin tekib ilmselt mingisugune selline alternatiivvõimalus, teine tee. Ma ütleks teile niimoodi, et koristage ära igasugune kahtlus, koristage ära igasugused takistused. Te näitate ennast väga-väga asjalikult ja te saate suurepäraselt hakkama oma ülesannetega, mis teil on, mida te tahate maailma tuua. Te olete juht ja te olete juhtija ja teile antakse see kuu sõna otseses mõttes oma tegudes, oma otsustes, oma panustes antakse teile juhtija sau, võimusau olukordade, tegevuste ja nende asjade üle. Te saate võimu, te saate juhtimise, te saate domineerimise, sest teie teadmised, teie oskused on suured, olulised ja vajalikud. Ja siin on väga tähtis nüanss see, et see toob teid tõesti positiivse tulemuseni, tõesti toob. Teil on peas, teil on mõtetes mingisugused muutused, te tahate muutusi. Te ei taha enam seda mingisugust stabiilsut, vaikust, rahu, seisakut, tasakesi kuskil kulgemist või midagi sellist. Te tahate mingisuguseid muutusi. Muidugi igal ühel teist võivad olla erinevad soovid, aga muutusi te tahate. Ja te ületate midagi reaalselt, faktiliselt mai keskel kuskil, te ületate midagi väga-väga tugevalt oma elus, väga tugevalt. Midagi, mis võis teid takistada. Mis teid takistas, mis teid piiras, mis teid nagu hoidis varjus, peidus, ükskõik mis. Midagi, mis võis teid takistada, midagi, mis võis rikkuda teie tuju, midagi, mis võis rikkuda teie elu, vot selle te ületate väga võimsalt. Te väljendate väga tugevalt iseenda tahtejõudu, mõni kangekaelsust, aga te kehtestate ennast väga tugevalt. Näitate oma positsiooni, näitate oma arvamust ja võidate mingisugused piirid, võidate mingisugused raamid, mis teid takistavad. Mõnede puhul võib siin olla ka võitlus iseendaga. Võib olla võitlus teiste inimestega, nende arvamustega, võib olla võitlus ka mingisuguse olukorraga loomulikult. Et te seate sellised piirid, mis on teie soov ja teie tahe, ja eemaldate teiste seatud piirid. Te nagu näitate ennast kuidagi nagu täisilus. Täisilus näitamine on siin. Näitate ennast mingisuguselt positsioonilt, kus te saate öelda niimoodi, et ma tahan nii ja ma teen nii, nagu ma tahan. Mina otsustasin nii ja nii teen ka mina. Nii nagu mina otsustasin, aga mitte nii nagu teie tahate ja teie otsustate. Et see on otsustamise kuu, jõu ülesnäitamise kuu. Ühesõnaga, te võitlete millegagi, kellegagi. Ja te võidate väga edukalt võidate. See õnnestub teil isegi kergelt, ma ütleks tegelikult nii. Suudate nagu tõestada ennast, kipun käega vastu minema, et te suudate nagu tõestada ennast. Te suudate väljendada seda, mida teie tahate ja te suudate kasutada tahtejõudu. Lihtsalt võtke see initsiatiiv enda kätte ja öelge, ma tean kõike ja kõik, jutul lõpp.
sest isegi kuu keskel siin on juba selline nagu, siin on hirmu puudumine, puudub selline hirmutunnetus, et siin on see tunnetus juba, et kõik õnnestub. Ja te jääte siit kindlaks sellele, mida te tahate. Et võit, ükskõik kus te ootate mingit võitu. Et siin on väga tugevad 2 võitja kaarti nagu. Ja ükskõik kus te seda võitu ka ei ootaks, et see jutt, mida mina rääkisin, aga teil on võib-olla mingid omad aspektid elus. Siis kuu keskel tuleb teile mingisugune takistuse ületamine, mingisugune võit ja nii edasi. Et mingisugused muutused on siin olemas. Mida te soovite? Et ühesõnaga, kus te nagu seda olukorra ületamist, võitu vajasite, sinna see teile ka tuleb. Et selles võib siin nagu kindel olla. Inimestega on jah niimoodi, et siin võib olla niimoodi, et teid vaadatakse kuidagi võib-olla kerglasena, et te tahate mingisugusest sellest stabiilsusest sellest ära minna. Kuu lõpus ma näen siiski, et mingit olukorda te jääte nüüd järgi vedama. Need on nüüd need inimesed, kes ei lähe seda enda tunnetust, enda teed, enda soovi pidi. Siis teie jäätegi järgi tassima teiste soove, teiste tahtmisi ja teiste arvamusi. Et siis teie sellisel juhul ei vabane. Aga on kuu lõpus, siin on tegelikult niimoodi. Kaardid näitavad väga tugevalt seda, et kui teil on vaja, kui te olete need olukorrad ületanud, millest ma siin ennem rääkisin, need raamid, piirid ja nii edasi. Ja kui teil on peale seda nähakse nagu, et te olete tõesti tõestanud ennast ja kui teil siis on abi vaja, siis teid ka aidatakse. Aga selleks nad ilmselt peavad ennem ikkagi nägema, et te olete võimeline ennast tõestama, ennast kehtestama. Mingisugune olukord siiski kuu lõpus on midagi sellist, mis hakkab teid natukene nagu koormama. Aga see ei ole seotud selle teie geniaalsusega. Siin on mingid muud aspektid natukene, sest see on natukene selline, tekib selline võib-olla isegi mingisugune teevalik võib osutuda teie jaoks nagu koormavaks. Et kui te nüüd ei suuda valida seda teed, mida pidi minna, kas minna nii, nagu tahavad teised või minna nii, nagu tahan mina, siis siin on teil natukene raskus. Aga üldiselt on lugu selline, et võidukaardid on teil olemas, tulge oma ideede ja asjadega välja. Kuu lõpp on lihtsalt natukene selline, nagu mingi koormus tuleb teile peale. Kas see on seotud siis finantsidega või on see seotud teie tervisega või on kellegi inimesega seotud, aga inimeste poolne abi ja toetus peale teie enesekehtestust on kindlasti olemas. Et selle peale võite ka loota. Ma soovin teile ilusat maikuud.